lehtevaatust.ee. Kas teie olete sellest midagi kuulnud? Ma olen seda lehte vaadanud, ühtegi tuttavat ei näinud õnneks, aga ma arvan, et vajalik kindlasti mingi leht, mis vajaks jõhkrat moderaatori tööd, sest et see on jällegi väga rets süüdistus. Ma vaatasin, seal mingid lahendid olid 10-15 aastat tagasi, võib-olla, ta tahab keerata mingit uut lehekülge elus, on ju, kas inimesel peaks andma võimaluse, isegi teadsin 2 vahel, on ju. Et see võiks kuidagi ära arhiveerida siis või ära kaduda sealt, kui ma ei mingi tea, aeg on nagu tegelikult möödas. oleneb jälle nii case by case, vaata. Ma olen täiesti nõus sellega, et mõned juhtumid olid seal tõesti väga kohutavad, et ausalt ei huvita üldse, kuidas sellel inimesel enam läheb tulevikus, aga mingid olid nagu sellised, et tegelikult natuke tahaks, et tal oleks võimalus edasi liikuda. Tegelikult on vaata see, et kui näiteks, seal oli ju naisi ka, et naine läheb mehele kallale, mees võib-olla lihtsalt kaitseb ennast või vastupidi, vaata, et see on jällegi pange kõik kaamerad igasse tuppa üles, et me saaks seda kõik tunnistada, et raske on nagu ütluste põhjal nagu neid. Ja mina võin ühe asja kohe öelda, nagu mis mulle selle lehe puhul nagu väga ei meeldi, on see, et meil Eestis tegelikult on päris palju väga sarnaste nimedega inimesi, eks ole. Minul endal näiteks on 2 nimekaimu, et ma mõtlengi, et kui nagu, ma tean, et seal ei ole ühte Georg Kaasikut, aga kui seal on üks Georg Kaasik, siis ma tean, seal on vist minu ühesõnaga, seal on see sünniaasta on ka all, eks ole. Aga kes ikka nagu vaatab seda, eks ole. Ja et sealt võib ka nagu süke väga vale arvamus tulla või nagu Georg on seal vaata.